Missugune on see Eesti metsa roll Eesti nagu sellises võib-olla kuvandis, ma ei tea, järgmise 30 või 50 aasta jooksul. Et meil on ju võimalik tegelikult esimesest Eesti Vabariigist vaadata otsuseid, et mis on tehtud, mis on üles tähendatud, et mis on just kui see, nagu see metsa komponent. Et ta lihtsalt ei ole ressurss ja ta lihtsalt ei ole asi, mida vaadata, vaid et ta on nagu midagi seal nagu kahe vahele. Ma arvan, et metsal on suur roll mängida meie sellises nagu eneseteaduses. Aga kas te olete kuidagi natuke laiemalt visioneerinud ka seda? Või sa isiklikult? See on ka väga põnev. Ja, et me oleme selles vaates visioneerinud, et mis üldse on nagu Eesti siis loodusvarade ja meie looduse nagu väärtus ühiskonna laiemalt, et see ei ole ainult see puiduressurss või... Seened ka? Ei no täpselt, et see on see nagu need hüved, mida me tegelikult loodus saame, et tänu loodusele meil on ikkagi väga puhas õhk Eesti ja üks puhtama õhuga riike maailmas ja Euroopas kindlasti eriti nagu esirinnas seal. Meil on nagu puhas vesi, meie sood, rabad toetavad kõike seda, et kõik need loodushüved tegelikult ka, mis sellest nagu looduskaitsest tuleb, et noh, ta on nii-öelda see nähtamatu kiht tegelikult, mida me võib-olla igapäevaselt ei oska nagu väärtustada, aga tegelikult on alati seal olemas. Et selles vaates on Eesti elukeskkonna on ikkagi nagu tipptasemel koht. Mis nüüd seda turismi puudutab, et selle potentsiaal siis, seal kahtlemata on see väga suur potentsiaal. Kui me nüüd vaatame numbreid, et siis nüüd täna veel seda ei kõnele, et seda väga hästi kasutatakse, et me ikkagi räägime mõnekümnest miljonist eurost, mis see nagu loodusturismist kui sellisest nagu täna Eestis nagu tulu tuleb. Et potentsiaali kasvada kui palju? Potentsiaali kasvada on nagu väga palju, noh, kui me võrdleme siin metsandussektorit laiemalt, et siis noh, see on ju miljardid, mis me räägime, mis metsandussektorist tuleb nagu lisandväärtust, et noh, need omavahel nagu sellest ei ole võrreldavad, aga loomulikult seda potentsiaali võiks rohkem ära kasutada. Noh, meil on selleks vastavad asutused Eestis EIS, kes siis sellega tegeleb, kes näeb vaeva, kui sa ise ka lendad lennukis, vaatad brošüüri Eestist, noh, alati sa näed see loodus seal on ju, et seda ikkagi presenteeritakse väga palju. Ja noh, ka nagu lennureisi mõttes on nagu alati hea, mis ma ise teen, et kui sa küsid isikliku küsimuse ka, et siis ma vaatan ka, et alati võimalus välja lennuka aknast ja ma näen, kui metsarikas riik tegelikult Eesti ikkagi nagu on, et noh, et see on see rikkus tegelikult, mis meil on olemas ja mida me peamegi hoidma. Videosaate toob teieni Eesti Metsameister, parim partner erametsaomanikule, kes majandab metsa vastutustundlikult ja targalt. Iga raiutud puu asemele istutame 10 uut.